Tervist, mina Illar Kohvinovat ja tahaks rääkida nüüd, või oli 26. juunil möödunud jaanipäevast sõnaga. Ja seda selle külje pealt, et kutsuti kangesti ikka pilte saatma jaanipidudest ja jaanitulest, aga neid kahjuks ei avaldatud, et mis põhjus siis nagu sellel on. Et noh, kõigepealt ma helistasin täna Pärnu Postimehe peatoimetaja kohusetäitjale Siiri Järalale ja küsisin, et mispärast siis Illar Kohvi neid fotosid ei avaldatud seal pildigaleriis, mis jaanipäevast oli, ja siis Siiri Järala siis ütles, et ju siis olid tehnilised viperused, et võivad pildid liiga suured, et ei tulnud läbi. No selle kohta öeldaks niimoodi, et loll on see, kes vabandust ei leia, sõnaga, et jah, selline on siis Pärnu Postimehe poliitika meil tänapäeval, et teatud inimeste pilte avaldavad, teatud omad ja avaldata, sõnaga, aga noh, soovitav oleks, et Pärnu Postimehest ka mitte tellida ega lugeda, et see ei ole ka leht ega midagi. Nii, aga siis nüüd räägiksin siis nagu sellest Delfi värgist, sõnaga, et siin Delfi Rahvahääle toimetajaks on nüüd keegi Joosep Tiks. Noh, mina teda ei tea, kes ta on, aga üks mingisugune noor poiss on. Ja siis samamoodi oli siin tehtud Rahvahääles üleskutse, et jaanipäev alaku, lõkke sõbrad meri, milline on sinu pidupäev, jaga oma jaanimelu meigagi. Ja siis oli siis niimoodi, et minagi saatsin neile posu pilte, sõnaga, aga siin galeriis ei ole ju rohkem näha, 3 pilti ja midagi juurde pandud ei ole, need on need fotod, mis koos selle üleskutsega nagu siis nii-öelda reklaamiks välja pandi, et mingisugust galeriid ei ole siin sõnaga olemas. Kuigi mina saatsin siis vaat need samused pildid, mis siin praegust näha on, et saatsin sellele vihje@delfi.ee sõnaga selle meili peale, mille peale nagu siis fotod oodatud olid, ja ma saatsin ka selle Mihkel Tiksile, saatsin Delfisse kirja küsimusega, et mispärast siis ei pandud nagu see pilt üles, mis ma saatsin, ja noh, see ei ole ka siiamaani midagi vastanud, sõnaga, et noh, mida tal siga vastata on, et kui ta noh, nagu öeldakse, et loll on see, kes nagu noh vastust ei leia, et samamoodi ütleb, et ei olnud kohale või midagi, et noh, et sükst jura annab vastu kasust rääkida, kui ei taha otse öelda, et me ei taha avaldada, sõnaga, et siis annab vingeldada väga palju, aga et noh, kuidas ma ütlen, et noh, siin mõni aasta tagasi oli ka see Delfi Rahvahääl ikka oli loetav ja sai ikka lugusid saata ja jagati auhindu ja kõik, aga no nüüdseks on see Delfi Rahvahääl ikka nii omadega, noh, põhja poole minemas või põhjas, et sõnaga, et ei ole neil siin enam mingist auhindu jagada ega mitte midagi, nii et jah. Ja veider on see, et kui sa neile isegi ilma auhinnata või noh, tähendab nüüd punktideta saadad lihtsalt mingeid lugusid ja sõnaga, et siis isegi neid ei tahad avaldada, sõnaga, et noh, siin ma võin ju niisuguse näite tuua oma portfellist, kohe avan selle. Nii. Ja siin on siis nüüd niimoodi, et siin sai saadetud nagu siis, et prügivedu peaks toimuma igal nädalal, et prügikonteerid ülekoormatud saaks, et tegin Toris asuvast prügikonteerist, tegin foto, kus on suur nende noh, prügikottide virn peal, seda ei ole avaldatud ja siis on nüüd mitmed teised lood ka, et kõik on lihtsalt ülevaatamised, noh, mitte midagi ei ole nagu avatud, et noh, et milleks Delfile või sinna Rahvahääle üldse lugusid saata, sõnaga, ja milleks see toimetajat siis üldse koha peal hoida, et kui samamoodi, et nii-öelda näo järgi, et kelle omasid jälle avaldavad, kelle omasid ei avalda, et noh, mina leian, et sellised väljaanded ei ole midagi väärt, et tasu neid vaadata ega lugeda ega mitte midagi. Et nii arvan mina, Illar Kohvinovat.